Head visionäärid, konverentsist osavõtjad, mul on au tänane päev kokku võtta. On olnud väga arvamusterohke päev ja ma tahaksin siin teha oma rõhuasetused. Kõigepealt me oleme vaadanud Tallinna küsimusi väga erinevate mõõtkavade järgi. Me oleme vaadanud Tallinnalt kitsalt, teda Eesti kontekstis ja ka rahvusvahelises kontekstis. Ja lähtuvalt sellest on tänase päeva jooksul kõlanud ka mitmeid ideid ja mõtteid, mis minu arust tasuksid edasist kaalumist. Ja kõigepealt päeva alguses Mart Saarma rõhutas selliseid mõtteid, et Tallinna ja Eesti peavad tegema valikuid. See on paratamatu, kõik ei jõua, meil ei jätku nii palju inimesi, nii palju ressursse, et kõigega tegeleda. Ilmselt on see tõesti paratamatu. Meil peab olema julgust kasutada uudseid lahendusi, uudseid infotehnoloogia rakendusi. Ma arvan, et meil on selleks päris suur šanss, sest Tallinnas on olnud viimase 15-16 aasta jooksul piisavalt julgust neid kasutada. Meid on ka sageli teistele selles suhtes eeskujuks seatud. Ja ma olen selles suhtes optimistlik, et meil on ka edaspidi julgus riskida teatud mõttes. Kindlasti on selle eelduseks olnud ka asjaolu, et peale Nõukogude impeeriumi kokkukukkumist tulid paljud süsteemid meil üles ehitada nullist ja kui mujal maailmas selleks, et uusi rakendusi kasutusele võtta, peab vanast loobuma ja see moment on väga raske, siis meil lihtsalt ei olnud midagi ja meil ei jäänudki muud üle. Täna kõlas ka selline idee, et Tallinna roll ja kaal omavalitsusüksusena võiks olla teistsugune ja ma arvan, et ta tõesti peaks olema teistsugune. Kogu iseseisvumisaja vältel on arutatud pealinna seaduse üle ja arutamisest kaugemale ei ole jõutud. Tallinnal on eriline roll ja ka sellest lähtuvad kohustused Eesti suhtes ja see peaks olema ka vastavalt reguleeritud. Tallinn kas peaks omama vastavat seadusega paika pandud rolli või ta peaks tõesti olema maakonna staatuses. Sest võib-olla aeg-ajalt tekib küsimus, et kas mitte ei ole pintsak nööbi külge õmmeldud. Minu arust oli väga hea idee IT-referendumist või IT-rahvaküsitlusest. Võib-olla see oleks see väljapääsu tee teatud tupikust, teatud demokraatlikus otsustamises tupikusse jõudmisest ja võib-olla aitaks see ka meil tõusta sellest äsja nimetatud reitingutabelis kõrgemale, kui inimesed saaksid Tallinnat
puudutavates strateegilistes küsimuses, näiteks interneti teel hääletada ja kaasa rääkida. Et kindlasti on väga oluline küsimus ka see, et kuidas peaksid tulevikus koos töötama Tallinn ja tema lähiümbrus, Tallinn ja kogu Eesti või veel laiemalt Tallinn ja mõned naaberlinnad. Mulle tundub, et me oleme jõudnud sellisesse ajajärku, kus oma plaane tehes me ei saa enam jääda nende plaanidega Tallinna territooriumile, me peame panema need hoopis suuremasse konteksti ja sellest lähtuma. Ka siin viimases diskussiooniblokis tuli minu arust päris mitu sellist mõtet, mis ei tohiks jääda siia saali, vaid mida peaks edasi arendama. Näiteks mõte põlistallinlaste kogust. Meil on küll mitmeid kogusid ja mitmeid organisatsioone, mis tegelevad Tallinna küsimustega, aga ma ei arva sugugi, et see on piisav või et ei võiks neid juurde tekkida. Võib-olla siia põlistallinlaste kogu kõrvale peaks tekkima ka üks selline kogu, mis teeb ühiseid plaane Tallinnale ja lähiümbrusele. Võib-olla peaks üks kogu tegelema selliste planeeringutega, mis ei hõlma ainult Tallinna administratiivpiiri, aga peaks ulatuma Tallinna niinimetatud linnastu piiridesse või Tallinna mõjupiirkonda. Avaliku ruumi teemaplaneering. Tegelikult Tallinna pikaajalisel planeerimisel on see igipõline küsimus, et mis peaks ennem olema, kas kana või muna. Et kas ennem peaks planeerima, kas planeeringud peaksid lähtuma ruumist või peaksid lähtuma funktsioonidest. Ma tean, et siin on erinevaid arvamusi, siin ei olda ühesugusel arvamusel ja ma ei tea, kas selles küsimuses ka jõutakse ühesugusele arvamusele. Ja tegelikult seesama puudutab ka seda avaliku ruumi teemaplaneeringut. Lähtuvalt nendest mõtetest tekkis meil tegelikult juba visiooninõukojas, kes seda visioonikonverentsi ette valmistas, selline idee, et Tallinna tulevikku planeerides me peaksime jälgima niinimetatud suurt pilti. Jah, meil on Tallinnas olemas planeeringud linnaosade kaupa, aga meil peaks olema silme ees ka suur pilt. Võib-olla see aitaks vältida vigu selliste strateegiliste küsimuste otsustamisel, mida Tallinna arengu jaoks teha tuleb. Ja me arutasime ka seda, et kui eelnevad visioonikonverentsid on lõppenud
sellega, et nende ideede arutelu ei ole enam peale visioonikonverentsi lõppemist sageli jätkunud, siis tõenäoliselt oleks seekord mõistlik teha erand ja võib-olla võtta mõned sellised suured teemad, mida võiks edasi arutada, millega võiks edasi töötada nii visiooninõukoda kui ka ette valmistada neid küsimusi siis Tallinna linnavolikogule arutamiseks. Ja ma pakun, et me võiksime jätkata 2 teemaga. Üks võiks ollagi see Tallinna demokraatia edasiarendamine ehk siis mehhanism, kuidas strateegiliste otsuste langetamisel saaksid osaleda need tallinlased, kes seda tõesti teha soovivad. Kogu selle temaatika läbimõtlemine. Ja teine küsimus võiks olla ühe sellise suure planeeringu algatamine, mis ei hõlmaks ainult Tallinnat tema administratiivpiires, aga hõlmaks Tallinnat kui linnastut, kuhu oleks kaasa haaratud ka Tallinnat ümbritsevad omavalitsused ja nende esindajad, mis tõenäoliselt aitaks lahendada paljusid küsimusi, mis jäävad Tallinna piiril pidama. Ja kõige lõpuks ma tahaksin tänada kõiki esinejaid, moderaatorit, diskussiooniblokides osalejaid ja teid kõiki, kes te siia kohale tulite ja Tallinna asjadele kaasa tunnete. Aitäh teile osa võtmast ja kohtumiseni aasta pärast!